Teine sõnum. Kaugetel ja vanadel aegadel võitles puhas valgus põrgujõududega. Ta sünnitas eruema taevases, iluvalgus tõi algsesse maailma. Aga pimedus ei tahtnud valgusele alla anda ja põrgu tõusis Jumala valguse vastu. Pimedus soovis taevast vallutada, kõik maailmad kokku keerata ja tumedale teele viia ning mitte lasta ilul kogu maailma katma, vaid külvata sinna tülisid ja vaenu. Lahingute helid tungisid maailma, mis oli asustatud Midhardi maal. Just piiril oli see maa ja seal elas puhta valguse rahvas. Mälu on säilitanud palju aegu, sidudes sõdade niidisõlmedesse. Inimesed meenutavad jumalaid ja rüütleid, kuidas nad kaitsesid Midhardi rahu. 1000 aastad on möödunud, kui leli kadus, mis säras taevas isegi Jumala päeval. Lelja kogus pimeduse kohal jõudu, et Midhardi tahte ja jumalate vastu astuda. Tarku teadis plaanist ja hävitas vaenu ning kõik tumedad väed purustas Jumal Rain. Aga sajandid möödusid ja taas tungisid põrgujõud maale, tehes kurja. Rüütlid ja jumalad võitlesid põrguga kõvasti, ei säästnud elusid, et pimedust peatada. Lahingud olid pikad, ainult jumalad mäletavad, kui palju sõdureid nende lahingute käigus hukkus. Paljud ei teadnud, miks see lahing käib, kui palju verd on maale valatud. Aga nad hoidsid truudust valgusele ja taevasele, kaitstes eluallikat kurja rünnakute eest. Üks legend on säilinud lahingust, kuidas Rodmir, sõdalane, allikat kaitses. See sündmus toimus Arkonna kindluses, mis kaitses kogu lõuna Ribei mägedest. Kui 100 sõdalased lahkusid Sküütiasse, et kaitsta Rosorite piire, jäi Arkonnas vaid haavatud sõdalane, kelle üle võlurid hoolitsesid. Nad sidusid kõik haavad, mida Ratmir oli saanud piiril. Keegi ei teadnud, kui kauaks kuulsad rüütlid valgesse Sküütiasse lahkusid. Nad sidusid kõik haavad, mida Ratmir oli saanud piiril. Keegi ei teadnud, kui kauaks kuulsad rüütlid lahkusid heasse Sküütiasse. Teekond piirile on pikk, mitte lähedane, kuud on ratsanikele, aga jalgsi rohkem. Elu voolas rahulikult Arkonnas, ammu ei olnud allikale rünnakuid. Võrurid sidusid kõik haavad Radmirile, iga päev viidi teda allika juurde. Aga varsti tõi korktumedad uudised, et vaenlane hiilib eluallika poole. Võrurid otsustasid rääkida Arkonnas. Tumedaid uudiseid, mis neile teada said, kogunesid, et otsustada, kuidas piiripunkte seada, et purustada see tume plaan. Radmir kummardas tarkade meeste ees, esitles neile oma plaani külvata põllud eluallika ümber imetootega, mida kutsutakse taevaseks. Ta peidab vaenlaste eest selle allika ja vaenlased kaovad taevase viha tõttu. See imetooted rohi, nagu legend ütleb, sünnitab nägemusi meie mõtetest ja igaüks, kes hingab sisse imetooted aroomi, teeb endale taevase tahte järgi otsuse. Ammu ei ole seda rohtu maailmas nähtud, ainult preestritel on need seemned alles. Võlurid hõbedaste juustega vaieldes pidasid pikka arutelu, kas külvata rohtu või koguda vägesid. Ammu ei ole seda rohtu maailmas nähtud, ainult preestritel on need seemned alles. Võlurid hõbedaste juustega vaieldes pidasid pikka arutelu, kas külvata rohtu või koguda vägesid. Tiis Viatogor lahendas kõik kahtlused, ta käskis täita 2 otsust. Radmirile anti seemed hoiust, et külvata põllud eluallika ümber ja 2 nädala jooksul koguda vägesid, et kaitsta Arkonnat vaenlaste eest. Kõik oli täidetud sõna järgi, põllud olid kõik külvatud ja väed kõik kogutud. Tiis Viatogor teadis salaja Radmirile imetootest ja püha allikast. Kuidas eluallikas annab kõigile jõudu, inimestele, jumalatele ja erinevatele taimedele, avades igas nende olemuses, milliste kingitustega ta elu rikastab. Jumalaid avab ta varjatud jõud, inimesi rikastab vastavalt nende mõtetele.
Allika ümber olevate taimede sündisaladused ei olnud enne külvamist inimestele teada. Iga taim allika lähedal muutis oma omadusi ja algset kasvu. Seened tõusid maapinnast kõrgemale, kuid kivine keha andis neile jõudu. Kovõlitaim tõusis kuni jalani ja marjad kasvasid nagu puud. Mis juhtub taevase rohuga, kui tund lööb ja idud ilmuvad? Mida annab eluallikas elurohule? Preestritel pole sellele küsimusele vastust. Jäänud on vaid uskuda end Jumala kätesse ja valmistuda kohtumiseks vaenlastega. 2 pikka nädalat möödusid märkamatult, taevased rohud tõusid pool meetrini, keegi sugudest ei käinud allika juures, ainult Radmir nägi imet rohus. Ta suunas oma pilgumäel torgudesse, lootes näha vaenlaste lähenemist. 7. nädala alguses pärast külvi hakkasid kaugel keerlema tolmused tuuled, vaenlased ratsutasid hobustel nagu varjud, lootes salaja allikale jõuda. Jäänud on vaid 2 tõusmist irilast ja vaenlane jõuab jõuallikani. Radmir rääkis sellest Sviatogorile ja vanadele preestritele, kes olid kaevikus. Preestrid võtsid ringis vastu sõjaväe sõna ja ohvrid jumalatele toodi igal pool. Svetogor andis Radmirile oma suuduse ja hea sõna neile, kes lähevad sõtta. Ja nii oli Radmir eluallika juures, oma keha peitis ta rüüs. Ta valmistas peidiku adubravasse, keegi ei märka ja ei leia seda pilguga. Teidiku lähedal kivil asuval lagendikul on püha eluallikas. Ta avas Vordmire eluolemuse, avas sugulussideme tema esivanematega. Nad kogunesid tema ümber tiheda ringina. Igaühel oli tarkade nõu. Kuidas kõiki vaenlasi valguspuhtaks saada? Kuidas kaitsta seda püha allikat? Kesköö lähenes pühas tammealus, kõik linnud olid vaikseks jäänud. Nende laulud ei kostnud. Kuu taevane, sädeledes tähtedega, valgustas kuuvalgusega metsi ja niite. Küll tuuled Strebosui mängisid, õine kahin peitis end puude vahel. Keskjesel täitus tammealus müraga, hobuste häiritsuste ja ebameeldiva hingamisega. Kurguhääled koos võõra murdega segunesid relvade kriuksumise ja heliga. Niipea kui vaenlased niidule astusid, tõmbas nende tähelepanu imetegija rohulõhn. Ta tõi nende südamesse ärevust, nende silmade ees hakkasid tekkima nägemused. Need tõusid nende teadvuse sügavustest ja kehastusid pidevateks luudusunenäoks. Vaenlaste ees ilmus Hronast Radmir, tema järel seisisid mitmed sõdurite rivid. Rikka Radmiri valgus, tarkade esivanemate, otsustas järeltulijale lahingus abi anda. Kaunid rüütlid säravates soomustes, mõlgad väljas, ruttasid vaenlastele kallale. Imelik lahing algas niidul, kummitused võitlesid elavatega võrdselt. Kõik vaenlased nägid rüütleid igal pool, säravad mõlgad pimestasid neid halastamatult. Mõlkade lahinguhelid kostsid, koidik tõusis, vaenlased langesid, omavahel võideldes. Hommikul tõusva päikese kiirte all jalutas Radmir üksi niidul. Ta andis oma esivanematele head sõna aituse eest, mida nad pakkusid suures lahingus. Nad naeratasid Radmirile õnnelikult ja kadusid igavikku, minnes läbi tammealuse. Nii oli püha allikas kaitstud kõigi rüvetamiste ja hävitavate vaenlaste eest. Sellega lõpetas Ratimiri oma laulu. Uudis Radmirist jäi kõigi südamesse. Ta elab heleda rassihuultel, tema järeltulijates jutustatakse tulevastele põlvedele. Järgmisel päeval jätkas ta jutustamist ja rääkis kõigile inimestele uut sõnumit.